Tallinnas pulmapeolt on väga huvitavad mõtted. No esimene mõte. Siis, kui Jumal kutsub meid enda juurde, ta tahab, et me oleksime koos temaga, et me töötaksime Viinamäel, ta tahab meile anda väga palju. Ja võrreldes sellega, mida me teeme Jumala jaoks, ta annab meile rohkem. Kahjuks aga me seda ei näe. Väga tihti toimub niimoodi, et me näeme ainult seda, et me peame midagi tegema. Me võib-olla ei taha, aga see on meie kohustus, me teeme seda Jumala jaoks, aga ei näe, et Jumal annab meile väga palju. Ja vaadake, need inimesed, kes eriti ei tahtnud tulla peole, nad, ma arvan, olid väga head inimesed. Igaühel neist olid oma kohustused, aga nad eelistasid tegelikult tegeleda nende kohustustega, sellepärast arvasid, et need kohustused on tähtsam kui see kohustus ja jälle otse ma rõhutan sõna kohustus minna peole. Nad ei tundnud rõõmu, mis pidi tulema sellest, et nad on koos selle isandaga, et nad on peol. Nad peavad olema õnnelikud, ainult kohustus. Ja suur oht meie jaoks, kui me teenime Jumalat, kui me tahame või me ei taha eriti, aga me peame midagi tegema Jumala jaoks, käima kirikus, lugema, laulma, missa ajal, siis aeg-ajalt me näeme kohustust, aga ei näe seda, mida Jumal tahab meile anda. Ja äkki peame mõtisklema selle üle. Kui ma käin missadel, kui ma teen midagi Jumala jaoks, just teen, osalen aktiivselt Jumala teenistuses, mida ma saan? Kas tõesti see on minu jaoks mingi pidu, tänu millele ma olen õnnelik ja ma tahan midagi teha Jumala jaoks, teiste inimeste jaoks? Või lihtsalt mingi tava, mingi kohustus, ma pean seda tegema, ma teen, aga ma ei tunne, et olen õnnelik ja rõõmus.